Tšauki, mina olen Nele Kirsipuu ja ma istun siin kaamera ees. Ja ma olen seda kaamera ees istumist teinud väga palju. Umbes aasta tagasi ma järsult ei teinud videosid. Ja nüüd, kus ma tulen siia tagasi, mul on täpselt selline tunne, nagu ma oleks mingist väga intiimsest suhtest lahku läinud. Ja terve aasta on möödas, kui igasugused lood ja igasugused kogemused on nagu läbi tehtud ja siis sa kohtud uuesti selle inimesega, kes justkui oleks nagu sama. Ma nagu kohtun uuesti ise endaga sellisena, nagu ma siis olin, aga nagu sellest kohtumisest on möödas nagu terve seiklus. Mul on tegelikult väga hea põhjus, miks ma terve aasta olen olnud enda YouTube'i videotest eemal. No ise alustades uut ettevõtet, mis ei ole nagu videotega seotud, see on toidu julgeolekuga nagu põhimõtteliselt seotud, kasutades siis ära eestimaiseid umbrohte. See on, öeldakse selle kohta umbrohud, aga tegelikult on need söödimaa nagu ravimtaimed. Aga nüüd terve aasta olnud selle ettevõttega. Ma ei tea, kas keegi üldse mõistab, millest ma räägin, aga kuna see ettevõte on nagu saanud esimese sellise tuule alla, millel mina aitasin kaasa ja nüüd see ettevõte ongi täiesti siuke, liigub nagu tootmise suunas ja seal ei ole minu esinemisvõimetel nagu midagi anda või seal pole pistmist nagu sellega. Ma ei tea, kas see on põnev või ei ole põnev, aga mida ma tahan öelda, et mul on selline tunne nagu ma oleks nagu väga kaua ära olnud ja väga kaua eemal ja kuidagi minu vaatajad tollest ajast olid mina olin nii palju investeerinud sellesse suhtesse ja minu vaatajad olid ka nagu investeerinud enda aega ja vaadanud tohutult. Kui ma vaatan praegu enda kanalit, siis seal on üle 3 miljoni või 4 miljoni vaatamise üleüldse kõikidest videotest. Mis ma tahan öelda, et mul on ebamugav. Kuigi ma olen nii palju teinud videosid, siis ma olen läinud teist suunda ja nüüd tagasi tulles see ei ole enam sama. Nagu kõikide suhetega, mis on nagu läinud oma teed ja see ei saa olema enam kunagi sama. Mul on see viimane aasta nii palju juhtunud, ootamatusi ja väga suuri asju, mis on võib-olla mõnele pisiasjad, aga minu isiksusega seonduvalt väga suured asjad. Minu lugu möödunud aastaga, mis ma olen olnud YouTube'ist eemal, ma olen muidugi Instagramis olnud kogu aeg aktiivne ja niimoodi sellised lühilood ja mis kaovad ära ja mulle meeldib selline. Aga siin nagu seda jäädvustada ühte hetke. 2017 on olnud nagu siuke vaheaasta, siuke mingi uute asjade nagu katsumine või kompamine. On ettevõtlus ja igasugune sellised ärimaailm. Ma olin, eks ju, enda ettevõttega ajujahil. Üleüldse, mis see äri tähendab, kõik need äriplaanid, inimestega suhtlemine, koostööd, missugused on need ärikohtumised, millest rääkida, kuidas on raamatupidamine, kuidas on tootmine, kuidas saad hindada oma asju ja kõik see on selline minu jaoks uus asi, mis ei ole üldse minulik. Ja ma vaatan nagu nendega täitsa nende asjadele, mida äriinimesed võtavad igapäevaselt, tavaliselt igavalt. Vaatan nagu nii teistsuguse pilgu alt, sest see ei ole üldse minu nagu maailm. Samas igasugused suhted minu elus on väga muutunud. Minu peresisesed suhted on väga muutunud. Ma kaotasin mõlemad vanaemad 6 aja jooksul. Tohutu. Sest et kui ma kolisin siia, siis ma kolisin siia enda vanaema juurde, kuna ta vajas hoolt ja me elasime siin pool aastat koos. Ja nüüd on kõik teisiti ja ma olen selle ruumiga kõik ära remontinud. Niivõrd kuivõrd mul ruum on muutunud. Ja ma lihtsalt siin videos teen sellise vahekokkuvõtte, natukene anda infot, et kõik on sassis, kõik on pahupidi pea peal, aga midagi ei ole hullu sellest, et see on nii rikastav ja minu teades nüüd, kus ma olen siin 27 aastat nagu chillin siin
maamunakese peal. Kuidagi on kogu aeg nii, et minuga juhtub igasugu asju ja see on, ma olen nagu ekstreemne. Et minu emotsioonid on ekstreemsed, minu väljendus on ekstreemne ja minu kogemused, elamused on nagu ekstreemsed. Või nagu äärmusest äärmusesse, aga ma olen siuke tükk, ma olen siuke sell. Et ma suudan seda nagu läbi teha ja enda kasuks loodetavasti pöörata. Ja nüüd, kas ma olen siin natukene enda abstraktset mõttetunnetust, abstraktset tunnetust elust, mis on, oh my god, kui ma suudaksin seda kunagi sõnadesse panna, siis ma arvan, meil oleks sellest kunagi kollektiivselt väga suur kasu. Aga ma arenen üliaeglaselt, ma olen üliaeglane õppija ja mul ei ole nagu midagi anda. Väga hea uudis ju ka, kui ma nüüd olen enda ettevõtlusest natukene jälle suuna muutnud esinemise peale, siis ma võtsin vastu tööpakkumise olla ühe telesaate saatejuht, milleks on Naudime elu TV6. Ma alles lähen nendele võtetele ja alles vaatan, kuidas ma sellega hakkama saan. Võib-olla ma saan hakkama, võib-olla ma saan hästi hakkama. See kõik on selline... Ma olen igatahes väga ootan seda ja ma loodan, et see sobib mulle hästi. Nii et vaata seda ka, kuidas mul läheb. Tegelikult, mida võiks olla küll, on see, et sa võiksid panna alla kommentaaridesse, mida sina tahaksid näha, et mina teeksin. Kui ma alustasin enda videote tegemist, siis see oli nii minulik või siuke, et mind väga ei kottinud. Mind muidugi kotib, kui keegi mind vaatab, aga ma ikkagi teen seda, mida mina tahan. Aga nüüd ma tõeliselt tahaksin olla nagu teenistuses või nagu, kui midagi on vaja, siis ma proovin pakkuda. Täiesti uus mõte nelekesel. Mul on üsna palju, nagu ma oskan mul on päris palju oskuseid videode ees, et kui sa võid nagu tellida mult. Stay chill, stay fab, nagu öeldakse minu puhul. Tšau!